Tere hommikust. Kell on 7:47. Olen paarkümmend minutit juba sõitnud. Täna ärkasin kell 6. Magasin enam-vähem normaalselt. Öö oli rahulik. Otsustasin veits varem startida, sest täna peaks tulema palav ilm ja siis kasutada ära seda hommikust jahedust, et oleks mõnusav. Nagu kuulete ja näete, siis kõrval jookseb Tartu-Jõhvi maantee ja siin paraku ei ole midagi teha, ma pean seda teed sõitma. Natukene siin vahepeal oli kergliiklusteed, aga jah, tuleb ära kannatada, ettevaatlik olla ise. Mis veel? Kämpa oli lahe. Peremees ütles, et need, kes praeguse ajal matkavad, mõttes, et enne hooaega, kui suvi pole veel alanud, need on vähenõudlikud. Seetõttu küsis minu käest ka vähem raha, mis oli täiesti nagu naeruväärne summa võrreldes sellega, mis ma vaatasin bookingus küsitakse. Sain ilusti hommikul tema kannugas vett soojendada enda pudru ja kohvi jaoks. Kohvist rääkides. See aasta ei proovi mitte kohe kohvi, vaid tellisin Saksamaalt Berliini röstikojast nende specialty kohvi. Ja no ikka ülihea. Eks ma võib-olla panen siis selle video alla lingi ka, et kust ma selle tellisin. Barn Roasters. Ööseks jätsin rõngikud ratta külge. No ja hommikul vaatasin, oli ainult tühi pakk. Linnud olid teinud 1-0. Et kõik rõngikud olid läinud. Mis veel? Pesin eile õhtul sokid ära. Täna panin jalga kollased sokid. Vahelduseks uued sokid, et eelmised olid juba väga tolmused. Istun Kauksi rannas. Rand on seal. Mõnusalt inimtühi. Aga kui ma siia sõitsin mööda seda teed, siis kõik need suured telklaagri kohad ja suured kämpamislaagrid ja kõik need parkimiskohad ja tasuline parkimine, kõik see tekitas selliseid nagu judineid minus, et ma sain aru, et ma ei ole ikka üldse enam sellise massturismi inimene. Ma täiesti aktsepteerin seda, täiesti saan aru inimestest, kes niimoodi puhkavadki ja see on täiesti okei. Aga lihtsalt see ei ole minu jaoks. Kui ma mõtlen, kuidas see rand on siin rahvast täis ja meeletu sagimine autodega ja lärm, siis see nagu üldse ei resoneeru minuga. Võt nii. Aga siin on täna tüüne. Ma natuke filmin seda järve ka. Ja siis üks teema veel, millest siin on nagu väga hea ja mõnus rääkida. Ilmselt olete minu väljaütlemistest tähele juba pannud või aru saanud, et ma olen ka selline kergelt esoteeriline inimene. Mitte padu esoteerik, aga minus on seda soont. Kõik see universumi ja soovide ja juhtumiste teema.
Ja siis üks teema, mis mind ka kõnetab, on see, et ma arvan, et meiega juhtuvad asjad seni, kuni me saame kätte selle õppetunni, mis selle juhtumisega seotud on. Eile õhtul Mann saatis mulle mingi pika teksti inglise keeles. Ausalt, Mann, sorry. See väga ei resoneerunud minuga küll, aga oli seal palju selliseid sõnu, mis mind kõnetasid ja panid täna hommikul rattaga sõites mõtlema. Ja selle eest sulle suur aitäh. Ja seal olid sõnad nagu valu ja õnn ja muud sellised. Ja need ei ole kindlasti unikaalsed mõtted või see ei ole mingi heureka moment enamuse jaoks võib-olla, aga minu jaoks küll oli see, et tegelikult me ju ei tea, mis on hea, kui meil ei ole midagi halba võrdluseks. Me ei tea, mis on ilus, kui meil pole midagi koledat. Me ei tea, mis on valuvaba, kui meil pole valu. Ja püant selle juures on see, et me tegelikult peame olema tänulik nii nende heade asjade eest kui ka nende halbade asjade eest, mis aitavad meil ära tunda need head asjad. Ja siis ma nüüd olengi tänulik tegelikult selle valu eest, mis mul tagumik põhjustab. Et see aitab mul väga selgelt aru saada ja mõista, et mis on need head asjad. Et kui õnnistatud ma olen, et ma saan üldse võtta need päevad ja teha sellist reisi. Et mul on see võimalus. Et kui tänulik ma selle valu eest tegelikult olen. Ja ma olen oma õppetunni saanud. Et aitäh, universum, selle õppetunni eest. Kell on nõks enne 9:30 või peaaegu 9:30. Jõudsin Alajõele. Põhimõtteliselt see on viimane pood enne Narvat. 100 kilti on Narva. Ja pood tehakse 10 lahti. Et ega siis midagi. Ootame see pool tunnikest istume. Sest vett on vaja juurde osta, ilma veeta ei saa. Lisavett läheb kõvasti vähe, sest tundub, et temperatuurid läheb palavaks. Ja ei hakka riskima selle 1,5 pudeliga veega. Võt. Tervis siit Vasknarvast. Olen kloostri juures ja taaskord üks minu jaoks uus koht sellel sisse tallamata rajal, mida ma varem ei ole külastanud. Väga majesteetlik ja suursugune on see klooster. Liigun paralleelselt jõe ja piiriga üles Narva poole, Vasknarvast. Ja lihtsalt tahtsin jagada ühte seika, et läbid mitut küla. Autod on kõik Eesti numbriga, aga inimesed räägivad vene keelt. Vene raadio mängib hoovis. Et siin on integratsiooniga on ikka kõvasti tööd teha. Ühe poe juures vanem eesti mees ei räägi vene keelt, vanem vene mees ei räägi eesti keelt ja siis ei saagi üksteisest aru, et mis toimub. Jaa, mulle jooksis siin asfalttee peal jänes, suur jänes, jooksis põhimõtteliselt mulle otsa, jooksis mulle vastu ja siis paar meetrit enne mind jäi seisma ja jooksis kraavi.
sihuke seik. Kant ise on väga ilus ja äge. Jõgi on rämedalt suur, et on võimalus näha Eestis koha peal suurt ja laia jõge ja jõe ökosüsteemi, suure jõe ökosüsteemi. Selliseid suuri, laiu, jõeäärseid niitusid nii Eesti kui Vene poolel. Saared, tasane vool. Külad tegelikult on väga ägedad, et tasub tulla igal juhul. Ja mitte just autoga, või mitte autoga, aga just jalgsi või rattega, et siis on aega ja rahulik ja näeb ja kogeb. Autoga lihtsalt siuh läbi ja see pole päris see. Seal on siis Vene poolel ka elu keeb. Ei ole seal ka midagi seisma jäänud paraku. Kalamehed püüavad kala sõltumata sellest, mis ümbruskonnas toimub. Elu keeb. Piiri ääres kalapüük. Paadid. Täismäng. Siit algab nüüd tänase päeva kõige suurem tundmatu. Ehk et kuidas mööda seda väikest rada lõpuks jõuda Narva. Kaardi järgi midagi läheb. Vahepeal on üks suur riigiasutus. Vaatame, kuidas õnnestub. Viimased tund-poolteist, võib-olla rohkem, olid selle sisse tallamata raja kõige seikluslikumad kilomeetrid. Pulss vahepeal läks isegi üle 150. Läbisin ala, mida ma juriidilisel põhjustel ei hakka nimetama. Aga kas oli väärt? Ei olnud väärt. Ma olen siin kunagi pildistamas käinud ametlikult. Aga lihtsalt võitis nagu, ma arvan, ma ei tea isegi, kas kilomeetrites võitis tegelikult päeva lõpuks. Aga seiklus vähemalt. Narvas ja Taamal Kreenholmi Joala vabrikuhoone. Tere, Narva ja Jaanilinna kindlused. Rõõm teid näha. Ja ratas ka, mis mind siiani tõi. Võtsin Narva Irish Embassy pubist just fish and chipsi ja alkovaba õlle. Kuna pole ammu midagi sooja või praemoodi söönud, siis patt oleks nuriseda. Ainus etteheide on see, et miks nad selle fish and chipsi veel ära rikkusid oma mingi twistiga. See ei olnud üldse fish and chips. Aga see selleks, mis ma siin ikka virisen. Tegelikult ma tahtsin sellest rääkida, mida ma videos koha peal ei võtnud. Aga hea seik. Main ütles, et räägi kindlasti. Kui ma teed mööda kõige lõppu ära panin Vasknarvast, siis lõpuks tuli mets vastu ja siis ma läksin metsateele. Siis tulid mingid sildid, RMK, et edasi ei tohi minna. Aga see oli telliskivi ja tõkkepuu. Aga see oli autodele, sest inimesed jalgsi käisid edasi, oli matkarada ja siis ma vaatasin, mis seal ikka, sõidan edasi. Sõitsin edasi.
ja siis ühe koha peal oli tee ääres metsaservas oli märk, et liikumiskeeld märtsi lõpust kuni augusti alguseni. Noh, ma ei osanud ka sellest midagi arvata alguses. Ja see oli ainult ühes kohas. Ma vaatasin, et okei, fine. Ma ei jää seisma, metsa ei lähe, teed mööda sõidan. Autod olid ka sõitnud sealt, ilmselt RMK oma tegegi. Et noh, mis seal ikka hullu saab olla. No aga sõidan. Ja siis, kui ma esimeses kohas nägin karuhunnikut tee peal maas, noh, siis see nagu oli, vaatasin lihtsalt, juhus on ju. Aga kui ma nägin 3 kohas veel karuhunnikut keset teed maas, noh, siis võttis mul ka juba jahedaks. Siis ma vaatasin, et okei, fine. Need 20 kilti tuleb jooksu jaluratta seljas läbida. Siuke episood tänasest. Aga üldiselt Narva tundub väga-väga teistsugune koht. Aga samas põnev ja ilus kohati. Soovitan tulla seiklema ja soovitan tulla jalutama, võtta kas või päevake ja käia ringi. Ei kahetse.